Tervist taaskord, oleme sattunud nüüd Tallinnast suurusjärk 40 kilomeetrit Tartu poole, ühes väikses Eesti nunnus asulas. Meie algne eesmärk oli see, et me võtame selle põranda siit ülesse, originaalpõranda, mis siin maas on, ja teeme siis kipsivalu põranda ja siis torustikud asjad sinna sisse. Aga lammutuse käigus selgus nüüd natukene halbu asju, mida vahel ikka kahjuks ette tuleb. Ja siit tuli põranda alt välja vammi ja väga suures koguses. Ja see tähendab seda, et kuna see vamm on ka jõudnud siia ehitatud karkasskipseitesse, siis tegelikult täna enam pääsu ei ole. Kui me algselt arvasime, et me saame need seinad päästa, siis tegelikult tuleb kõik tühjaks rookida ja teha täiesti nullist uuesti sellele korterile ring peale. Põhjus siis see, et need hallitusseened, eriti mõned niisugused tummisemad, et need tuleb täielikult likvideerida. Kui jääbki mingi väike alge, siis on oht, et see levib uuesti edasi ja kogu see töö võib hiljem siis olla nagu veits mõttetu väärtusega. Et siin vannituba pidi jääma, paraku nüüd seda varianti enam ei ole, kuna ka vannitu seinad ja nende all olev puitosa on pehme ja on selgelt näha, et sealt on vaja see välja vahetada. Et eks liigume natuke ringi, vaatame, mis silma jääb. See on siis esik ja arusaadavalt vannituba, siis see nurk ja siis siin olev siis magamistuba, see piirkond oli üks selliseid hapumaid, kuna see kogu see, nagu see tuba või see maja natukene niimoodi siia keskele niimoodi lohkus, et siis võib-olla seetõttu on seda niiskust siia nagu rohkem kogunenud. Et näha on, et need lauad on täiesti pehmed ja ta on jõudnud juba siia uute seinte alla ja siis ka nende kipside sisse, nii need karkassipostid. Need plekid on tagantpoolt juba natukene rohkem oksudeerinud, kui nad võiks. Ja see kipsiplaat ise on juba selle seenega koos. Ja siin on ka veel sõpra natukene näha ka. Et selline näeb välja siis hapuks läinud karkass-sein. Et siin on siis plekk karkassiga tegemist ja näete, kui palju juba tegelikult roostet on. Rooste otseselt ise ei ole nagu probleem, aga miks ta roostetama hakkab, need on nüüd singitud tükid, ta ei tohiks. Ilmselt on siin väga palju niiskust, on siin tunda ka, et siin toas on rõske. Ja siin karkassi all siis paistab ka veel puit. See on ka täiesti märg ja see on ka juba siit otsa poolt pehkinud. Et järjest tumedamaks ja koledamaks see läheb. Ja ka nende kipside tagaküljed. Et need mustad täpid ei ole siin tuhajäljed, see on seen. Et siin on olnud magamistuba, et inimesed on siin siis aastaid elanud. Tuntav kopituslõhn viitab üldiselt ka ikkagi probleemile, et kui seda juba tunnete, siis tasuks sellega süveneda sellesse probleemi, sest paremaks ei lähe ja tervisele see kindlasti hästi ei mõju. Viimasest külastusest on päris palju aega möödas. Siin on sellel objektil päris keerulised üllatused olnud. Et viimane kord, kui me siin käisime, siis me rääkisime sellest seenest, mis põrandalt välja tuli. Ja selle seene likvideerimine on mingi asi, millest väga palju ei räägita, sellepärast, et seda ilmselt esineb ka harva, mis on jumal tänatud, et see nii on. Aga selle eemaldamine on oluliselt keerulisem protsess, kui me ise alguses üldse arvasime, et see on. Ja see põhjus on tegelikult väga lihtne, et seenega kokku puutunud materjalid tegelikult ei ole võimalik nagu mürgitada otseselt, vaid neid on tegelikult tuleks välja vahetada. Aga kui sul on kiviseinad, kuidas see kiviseina vahetad, siis see tehnoloogia, mis siis siin tehti ja kuidas see asi ära lahendati, on see, et kõik olemasolev ehitatud sisseosa sai kõik välja lõhutud, absoluutselt kõik vaheseinad, toona oli veel vannituba siin funktsioneeriv, see vannituba lõhuti täielikult välja, kõik karkassid, viimsega asjad, kõik välja. Alles ei ainult siis nii-öelda kivi ja betoon, ehk siis laed, seinad, põrandad, mis on siis nii-öelda aluspinnad. Ja nendel pindadel esiteks siis, mida tehti, kõigepealt põletati kõik need pinnad üle, ehk siis mingisuguse gaasilambiga, niimoodi, et hävitati siis seene elus olev osa ja siis kanti peale sinna mürk ja mõtled poest ostad ka seinemürki, või mis iganes mingit tõrjeainet, et mis ta maksta võib, mingi tuub on võib-olla mingi pargend euri, siis reaalselt see keemia, mis siia maha pritsiti, see keemia ise oli juba mingi 700 euri. Et vaatasin seda pakkumist mükoloogide poolt, mõtlesin, mis kuradi imeasja te meile pakute. Aga natuke süvenedes uurides, siis see tegelikult ongi väga tõsine probleem. Ja kui seda korralikult välja ei tõrju, siis hiljem ta tuleb tagasi igal juhul.
ja siin on nüüd siis ka aktidega ja kõigega see kaetud, et see asi, mis siin on nüüd siis nii-öelda tõrjeks tehtud, et see on garanteeritud siis ikkagi väga pikkadeks aastateks, et see tagasi ei tule. Nii viimane kord käisime siis betooni peal, nüüd kõnnime jälle betooni peal, aga see ei ole nüüd mingi niisama betoon. See on kipsivalupõrand, mis on meie jaoks juba täna ikkagi nii nagu standard põrand. Et kui vähegi võimalik, valame alati selle kipsivaluga. Ta on kiire, ta ei vaja armatuuri ja ta on ülitasane. Et ise kõverasse ruumi siledat põrandat ehitada läheb töötunde väga palju. Kipsivalu puhul on nii-öelda see valamine ise on nagu summa summarumilt kallim kui puidust põranda materjalid kokku osta. Aga see tööaja vahe kompenseerib selle kipsivalu hinna nagu tegelikult tohutult ära. Ja eriti kui on nagu soov saada ilma liideteta põrandaid pärast, ehk siis sulle tule lävepakkusid, saad põranda maha liimida, siis sul see aluspõrand peab olema ülisile. Ja nende vanad majad on kõverad, et siit pärast me katteplaanis on näha, kuidas see laeserv kõigub, et kipsid on pandud sirgelt, aga mõnes kohas on lae vahel nii palju ruumi, teises kohas nii palju ruumi, et siia tuleb veel karkasslagi ka, et siis see kaob kõik ära. Et aga lihtsalt illustreerimaks, kui kõverad need kivist majad on. Ja seinad, kõik tuli maha, siin on uus karkass, vill, kips uuesti peal, juhtmestik läheb täielikult uus, et on ka näha siin laest timpnevaid kaableid seinte sees, kus veel seinad lahti on. Ja niipea kui nüüd selle toa osa saab siit kokku ära pakitud, siin on veel mõned seinad kipsiga katta, siis hakkame vannitoale keskenduma. Et nipet-näpet on seal torudeid juba tehtud, aga põrandavalud, seinad siis niiskuskindlama kipsiga, hüdroplaadid, kõik see möll on veel ees ootamas. Mõni nädal on jälle mööda läinud, oleme tagasi siin Tallinna külje all. Ütleme, kui külg nüüd väga lai on, siis oleme siin külje all. Tegelikult oleme 50 kilomeetrit Tallinna piirist veel Harjumaa piires. Aga ka väiksemates asulates on nunnusid kodusid vaja, kus on vaja asjad korda teha. Viimane kord käisime, oli suhteliselt toores värk veel. Nüüd on, nagu näha, krundid on seinal peal. Siin akrüülituubikesed maas ootamas paigaldamist. Et viimistajad astusid ukse taha välja, et keegi ju kaamerasse ei taha tulla oma näoga. Et mina siis see rõõmus mees pean olema, kes seda teeb. Ja mis me siis vahepeal teinud oleme peale selle, et oleme veel nagu viimistlusega tegelenud. Siis edasi on mindud vannitoa remondiga. Ehk siis eelmisel korral olid siin siuke väga nagu algeline lugu. Nüüd on põrand valatud, parasjagu käib ka just hüdroisolatsiooni paigaldus. Et seda lähmegi nüüd lähemalt piiluma, kuidas seda tehakse. Siin on eelmisel päeval alustatud siis lintide paigaldusega, ehk siis vuugid on ära teibitud. Mida see siis tähendab, lindi paigaldus? Selline, ma ei tea, mis see klaasriie või mingi siuke riie on, selline kangas. Ta annab siis jäikuse sellele, et kõik vuugikohad, siin on siis see niiskuskindlam kipseinas, mis on seda sinakat värvi. Ja need vuugid teibitakse üle, pannakse hüdroga siis koos selle hüdromaterjaliga, paigaldatakse seina. See mõte on selles, et kui siin nüüd peaks toimuma mingi liikumine, et siis see lint nagu armeerib selle vuugi ära. Neid sammu linte paigaldatakse siis näiteks ka põrandaserva, et põranda hüdro tehakse tavaliselt viimases järjekorras. Et muidu sa ei saa toast välja lihtsalt. Et siis põrandanurkadesse ja trapi ümbrused, kõikide siis nii-öelda torude läbiviigu kohad samamoodi, et sellest lapist, kas siis tehakse sellest samast kangast, lõigatakse niisugune lapp, teibitakse see ära või siis on müügil ka täiesti spetsiaalsed tükid ja on ka nii-öelda nurgatükke, et sa ei pea ise seda nurka välja mõtlema. Kes on kogemustega mees, see teeb siit paar lõiget sisse, voldib selle kanga kokku, on nurk, aga on võimalik osta ka siis täiesti juba nii-öelda nurgatükki. Sama lugu on nende läbiviikudega, et on siuksed kummikraega, ümmargused latakad, et sa lükkad peale ta, selle kummiga sulgeb selle ära ja siis tõmbad selle hüdro veel seda mastiksid peale ja siis ta jääb hästi tugev. Vetsupoti kohad, valamukohad, need kõik siis tuleb veel isoleerida, samamoodi juhtme läbiviigud, et ka täidetakse silikonilaadse asjaga, et tuubist otse lastakse sisse ja siis tõmmatakse see hüdroliit peale. Siis on veel boileri koht. Et miks see kõik oluline on see, et siin korteris, nagu me nägime, oligi selle tohutuse veekahjust tekkinud seenhallitus, et selle tõrjumise peale on nagu 1000 eurosid kulutatud, et nüüd siis nii-öelda ka kuidagi ükskõikselt sellesse vee püsivuse tagamisse suhtud oleks nagu väga nagu ebamõistlik. Et see hüdro tekitab siis selle olukorra,
et kui vesi satub plaadi alla, kuhu ta paratamatult ikkagi satub, sest ega plaat ja vuuk ei ole veekindel. Et kui see niiskus seal taga on, et siis tal on selline membraan. Siin on praegu esimene kiht peal, siia tuleb veel kindlasti üks kiht. Et annab niisuguse tugeva kaitsekihi ja ta kuivab selliseks kummjaks materjaliks. Ja sõltuvalt tootest antakse sellele päris pikk garantii, et siin 20+ aastat. Ja tagab ta siis selle, et see niiskus seal plaadi taga siis nagu halba ei hakka tegema. Ja enamasti need korrektselt teostatud asjad, kui maja ise ei vaju, kestavadki 50 aastat täiesti vabalt, et ei ole ta midagi. Siin põrandas on veel üks koht, mis on natukene madalam, või siit siis. Et mis selle point on, et niimoodi ju duši alla ei lähe. Tegelikult see efekt on selles, et ülejäänud põrand valatakse kerge kalde all ära, et kõigist ruuminurkades see vesi tahaks ikkagi siia trapi poole tulla ja siis see trapi osa jäetakse selliselt nagu ta on. Ja selle mõte on see, et siia siis anda natukene jõulisemad kallet, et ütleme terve põrandaga seda teha on näitse raskem, kuna siin on kiilukalle, ehk siis jookseb sinna trapi suunas ühes pinnas, siia tuleb klaassein ette, et siia tekib selline murdepunkt, et põrand on niimoodi, siis see trapi osa saab siis natukene nagu allapoole minna, et siia jääb selline nagu kalde serv jääb hiljem näha, selle jaoks müüakse spetsiaalseid liiste, et seda nagu ilusasti teha. Et selle vormistab selle serva ilusti ära, aga ütleme põhiline point ongi see, et see kokkulepitud dušiala, et kui tuleb kahest küljest kinniste klaasidega, et siis see ala saab olla nagu eraldi hästi jõulise kaldega, et see pesemisajal see vesi ei tahaks sinna klaaside alt nagu läbi tungida ülejäänud põranda peale. Ühel objektil rääkisime ustest päris pikalt, et uste paigaldusega kaasnevatest probleemidest ja mis seal siis häda oli see, et ukse avasse ei olnud paigaldatud selliseid tugevdusposte. Et seda võib teha mitut moodi, siin on tehtud ta siis see kerdopost, mis on selline kalibreeritud, lamineeritud palk, et on nagu külje pealt näeb välja nagu vineer, et on selline kihistatud selline materjal, mis on siis kokku liimitud ja ta on lõigatud mõõtu, ehk siis ta tuleb poest juba nagu kalibreeritud tükina, et ei pea ise saega teda täpseks saagima ja ütleme öövelbruss veel on enam-vähem sirge, aga ütleme saelaud või saematerjal on ikkagi niimoodi, et võib natukene mõõdus kõikuda, et sellest nagu sirged asju on raske ehitada. Siis siin see kerdopuu on selles mõttes hea tugev materjal. Kallihoitu veits on, aga vähesel määral kasutades nad on lihtsalt nii palju mugavam. Et mõte on siis selles, et sul jääb ukselengidele mõlemale poole koht, kuhu see uksepiit kinni lasta, et lengikruvi sa saad ikkagi panna kohe tugevasse puitu ja mõelda näiteks selle peale, et kui siin oleks plekkarkass, et siis plekkarkassile panna mingid tugevustükid taha enne mingi vahetagant. Aga miks sa pead ennustama seda, et kus sul see kruvi olema hakkab, pane terve palk ja rahumaja siin, et on hea tugev. Ja siis ühe asjana veel, mis siin esikuseinaga on tehtud, on, et siin on nüüd niimoodi, et seespool vannitoas on näha, et siin on siis vannitoa seina sisepool, et on kipsikiht, siis on karkass ja väljaspool on siis ospiplaat ja siis on alles kips. Et kõikidest tubade seintes seda nüüd nii tehtud ei ole, see on tehtud köögis näiteks ja esikus ja siis ka garderoobi seinad. Et mõte on selles, et kui sa tulevikus tahad siia esikusse midagi seina panna, ikka paned nagid ja mingisuguse garderoobi süsteemi, et siis sul on kipsi taga on mingisugune puidust asi, mille sisse on nagu kruvi hea paigaldada. On ju olemas need spets kipsitüüblid ka, et puurid augu, tõmbad selle sinna kinni kuidagi pidi, eks. Et on niisugused, lähevad nagu ämblikuks selja taha. Aga seal on ikkagi see risk, et sa mingi hetk võid sellest kipsist nagu läbi tõmmata, et see üks kipsileht on tegelikult suhteliselt õrn. Aga osp siin taga, paned puidukruviga njaukti siia ospi sisse, see on siin kinni nagu vana mees, et ei ole ta midagi. Viimane külastus siis Tallinna lähiümbruse linnakeses olevas väikses korteris. Et siin oleme siis paaril korral käinud, nüüd on kõik valmis. Elanik ise või tellija omanik on välismaal tööl ja tema tuleb siia alles aasta alguses, praegult on meil novembri esimesed päevad. Et see korter nüüd seisab siin niimoodi, ootab omanikku rõõmsalt, kuniks ta siis kaugemalt maalt jõuab. Ja mis me siis lõpuks ära tegime? Et nagu jutt oli, kapitaalremont, siin oli see suur seene probleem, mis sai ära lahendatud ja tänaseks on nüüd siis viimistlus meie poolt valmis. Tähelepanelikum vaataja märkab triibulist värvi seinas. Et tõepoolest seda ei ole meelega triibuliseks värvitud, vaid et tapeetimise tahtis klient enda peale jätta. Et meie poolt on siis vuugid tehtud, krundid peal, ehk siis mitte pahtli, vaid tapeedi paigaldamiseks on sein küps.
et laeääred on värvitud laevärviga seina peale välja, ehk siis saab seda sama triipu jätkata, saab ringi peale teha. Ja sama tapeet, või mitte siis sama tapeet, aga tapeet ise läheb seina siis siin köök suures toas, kui siis ka magamistoas. Et esiku osa, tüüpiline selline monokroomne värk, Skandinaavia stiil, nagu meile meeldib öelda, et valge, hele ja niisugused külmemad hallid toonid, et need omavahel hästi kombineeruvad. Valmiskujul maas on siis komposiitparkett, mis on tänapäeval üsna nagu niisuguseks levinud valikuks saanud, et kui varasemalt oli odavama otsapõrand, oli siis valikus sul linoleum või siis laminaat, siis see konkreetne põrand on siis selline, ütleme, laminaadist ja siis linoleumist niisugune sümbioos. Et ta on komposiitmaterjal, ta ei karda niiskust, ehk kuna tegemist on esimese korruse korteriga, et siis on see lugu, et uksest sisse tulles sul jalanõud on alati märjad, eriti niisuguse ilmaga, nagu meil praegult juba siin aastast tuleb, et siis tuled oma märja kossiga, sul ei ole vaja mingit vaipa, stressata selle peale, et sul see niiske jalanõu punnitab selle laminaadi ülesse, et see komposiitmaterjal on nagu super hea selles mõttes. Ta on ka jalal mõnusam kui see päris sile ja külm laminaat, ta on tiba soojem ja veidikene pehmem. Liist on selline tüüpiline liist, küllaltki standardkõrgus tänaseks. Uksed said tavalised ehituspoe valged siseuksed ja kõige niisugune, ütleme, märgilisem muutus lisaks sellele, et siin on siis kipsivalu põrandad ja kõik need muud asjad head, on siis vannituba, sest visuaalselt nagu pesuruumi muutus on tavaliselt hästi drastiline. Lähme vaatame. Kitsad need ruumid on, nagu vanades kortermaades kommeks, et ruumi palju ei ole, aga kuidagi peavad asjad ära mahtuma. Siin siis uus seinaraamiga WC-pott, püstak on siin samas seina sees. Püstaku selline paun või väljaehitatud osa jääb osaliselt magamistuppa, ehk ruumi mõttes on isegi niipidi nagu hea. Et nagu ikka seinaraamiga pott, siin on siis kuskilt august saame ligi, leidsin üles, siit saab ligi veemõõtjale, et on mugav näitu vaadata. Kuna keskküttesüsteemi siin piirkonnas ei ole, siis kütmine käib õhksoojuspumbaga ja vesi tuleb siis boilerist ise soe. Põrandal elektriküte, standardlaks, pesumasin ikkagi üldiselt vannituppa. Kuna avatud ruumiga köögid, siis kui see pesumasin oleks seal köögi leti all, ruumi mõttes mahuks, et leti pikkust on palju, aga müra, kui sa paned ta tööle, ise tahad nautida õhtut, siis see on üsna keeruline. Ehk selleks on ta siin vannitoas hea ja lisaks ka turvalisuse aspekt, et siin on trapp kohe siin samas, siin ei ole kõrgendusi, siin on kalle on ruumi mõttes antud trapi poole ja pesualas on siis agressiivsemalt sinna trapi suunas. Ehk siis kui nüüd peakski midagi veesõlmes juhtuma selle masinaga, et need survevoolikud vahel kipuvad ikkagi purunema, et siis see vesi saab ka äravoolu lahkuda, mitte tuppa. Ja vannituba on ülejäänud korterist grammi nagu samm allpoolt, siin on 0,5 sentimeetrist on jutt, ehk siis jällegi on väike veetamm ees, et kui lävepakku ei ole, et siis ülejäänud põrandaga saab ka niimoodi teha. Pideeduss, kraanikauss, tasapind, tammekilp, osmoõli peal, nurgad tehtud natuke pehmemaks, jalg alla, üli lihtne viis, kuidas niisugune tasapind luua, sest mõõt tuleb siia ruumi täpselt selline, nagu siis ta on, kui ta valmis saab. Et kui nüüd oleks tellimusmööbliga tegemist, et siis jah, võtad mõõdu, paigaldad nii nagu ruum võimaldab, aga valmis asja siia osta oleks väga keeruline ja alternatiiv on siis see, et kui on valmis toode, mis on teada, et siia kindlasti läheb, et siis näiteks seda vetsukasti oleks võinud natukene laiemat teha, et ei jää mingit totakat prigu ühe või teise seina äärde. Aga need on niisugused individuaalsed nüansid. Muus mõttes ülitüüpiline vannituba, saab kõik oma toimingud ära teha, siin on parasjagu ruumiga muid toiminguid teha, saab riietada, kuivatada ennast, dušiala sai ka meie soovituse põhjal tehtud siis maksimaalselt lai, et kiputakse seda pesuala nagu kitsaks tegema, et jääks ruumi mingite muude asjade jaoks, siis tuleb meeles pidada, mis on selle ruumi funktsioon, et see on pesuruum, siin käid ennast pesemas, ehk siis seda põhitegevust võiks siin olla maksimaalselt mugav teha. Ehk siis duši nurga puhul niisugune 80 oleks laiusmõõt, millest alla väga ei ole mõtet tulla. On olemas ka 70-seid, aga kujutate ette tikutopsis enda pesemist, et ma arvan, et keegi ei taha seda teha. Siin siis
niiskuse ärajuhtimiseks ventilaator, sundvent otse sahti. Siin on sellel korteril oma ventlõõr ja sai selle kasutusele võtta, et siit puhub siis selle niiskusega välja ja tolle aja majadele tüüpiliselt ka väike aken, mis on valgel ajal ülimõnus, sul on ikkagi loomulikku valgust ka vannitoas, et ei ole ainult lambivalge. Selle objekti najalt olete saanud teada, et me ei tegutse siis ainult Tallinna linnas. Harjumaa on ju suur ja lai. Lisaks Harjumaale oleme me esindatud ka Tartus ja Tartu ümbruses. Ka sealt mõnda objekti kindlasti vaatame lähemalt. Nii et kui teie elupind või teie kinnisvara ei asu tingimata Tallinna linnas või selle vahetus läheduses, siis teate, et remondifirma poole võivad pöörduda ka inimesed, kes elavad väljaspool meie nii-öelda ainsat linna. Ehk siis abi saame osutada ka kaugemal. Meiega kontakti saamiseks on mitu erinevat viisi. Kõige lihtsam, lähete kodulehele, kirjutate päringu vormi, mida tahate öelda. Kui tahate rohkem pilte saata, mingid faile, jooniseid, värke, siis kirjutage juba otse info@remondifirma.ee. Aga võimalik on ka helistada. Number on 45 12 10.